Ja mul on hästi hea meel, et te olete kõik öelnud jah sõna siia tulemast. Ma võib-olla kõigepealt esmalt käin ringi peale ja ütlen, kes te olete. Ja siis lähme vestlema. Ja hakkame siis sealtpoolt pihta, et Olga Žihhalevit te juba kuulsite täna, religioonipedagoog. Siis meil on Eva-Maria Vaikmäe, kes on vilistlane, esimene lend. Margit Lail, kes on siis nii vaimulik kui ka lapsevanem. Siim Sutrop, lapsevanem. Ja Reet Ingrid Aamer, õpetaja. Usuõpetusõpetaja. Lisaks kõigile muudele ainetele, mida sa annad. Aga esimene küsimus, et saaks sisse elada ja teeme siis niimoodi, et hakkake kuskilt ise pihta, kus see mikrofon sai. Et kui esimesed mõte, mis tuleb pähe, Tartu Luterlik Peetri kool, kuulete siukest sõna, esimene mõte, mis seostub. Tervist, palju õnne koolile. Esimene mõte, mis seostub, on sügislaat. Minule vist meenub see kõige esimene aasta õpetaja Ave ja see, kuidas me lastevanematena koolivormi kujundasime või mütsi valisime ja et see oli päris vägev. Esimene mõte on, et kool on väike. Esimene mõte on peahoone vastas ja siis teine mõte on kohe see, et iga päev, kui ma siia oma tööle lähen, siis ma näen keldriruumides olevat seda käsitööõpetuse klassi ja toredaid õpilasi seal sees. No minu jaoks kohe esimene sõna, mis pähe tuli, on headus. Et kuidagi kõik on imelikult head siin. Lapsed on head ja kolleegid on head. Lapsevanemad on head, kokatädid on head või söögisaalist toimetajad, et kõik on kuidagi tõesti niisugust headust täis. Ja. Nii et headus ja hoolivus ikka käivad käsikäes. Ma alustaks sellise filosoofilisema küsimusega, et kui te mõtlete siis kas kristluse või luterluse peale, võite valida kumb. Et kuidas see sind inimesena mõjutab, mida see tähendab sulle, mis see annab sulle juurde või võib-olla võtab ära, et mis asi see on? No esimene mõte on see, et ma nagu saan kogu aeg loota ja uskuda, et kellelgi on minu jaoks mingi plaan ja et mu seljatagune on kogu aeg kindel. Et isegi kui ma ei tea, koolis läheb halvasti või maailmas on midagi nagu nii sassis, et siis ma ikka tean, et nagu minu jaoks on plaan, olgu see siis hea või halb, et ma olen nagu, mul on kindel seljatagune. Ja võib-olla siis see ka, et no ongi see, et ma saan kellegi peale kogu aeg loota. Ja palvetada siis, kui ka heas kui ka halvas, et olla tänulik ja ka siis, kui on raske. Mina sain sellest küsimusest niimoodi aru, et mida tähendab minu enda jaoks see, et ma luterlane olen. Ja kui ma selle küsimuse peale mõtlesin, et ma vist ei oska peaaegu ühtegi asja oma elus nimetada, mis ei oleks sellega seotud. See, mida ma söön, kuidas ma söön, mis pühi ma pean, mida ma mõtlen, kuidas ma ennast tunnen. Ilmselt need kõik asjad on sellega väga tugevasti põimunud sellega, et ma olen luterlane, aga siin Eesti ühiskonnas ühtlasi tähendab see ka privileegi olla vähemuses. Ja ma arvan tõesti, et see on privileeg olla vähemuses. Jah, sa unest ei rääkinud, vaata Meelis ütles, et uni on ka seotud sellega, kuidas me oleme luterlased. Jah, aga aitäh. Ma arvan, et
ma ükski päev ei kahtle selles, et mitte miski ei suuda mind lahutada Jumalast. Ja ma väga usun, ja loodan, et see teeb mind paremaks inimeseks. Et see paistab teistele ka kuidagi vahel vähemalt. Isiklik kogemus. Minu pere, minu vanemad ja minu noorem õde ja mina kolisime 90. alguses Saksamaale. Minu vanemad läksid sinna õppima. Ja mingil põhjusel ma ei ole oma vanematelt uurinud, miks, aga mind saadeti katoliku kiriku koori laulma. Ja ma aastaid laulsin seal ja käisin kohal ja tegin kaasa kõik. Laulsime kooriga siis suures katoliku kirikus üleval oreli juures kaasa kõik missad ja muuhulgas ma ei ole ristitud ja samas kuidagi see tõmbas, kogu see talitus tõmbas nii endasse, et ma mäletan, et ma isegi käisin kirikuisa ees põlvitamas ja sõin siis Kristuse ihu ja jõin tema verd, mis oli siis leib ja vein muundatud ja minu isa samal ajal annetas Saksamaal kohalikule luterliku kirikule regulaarselt raha. Selline huvitav fakt. Mis ma sellega öelda tahan, on see, et mind on eluaegse saatnud kristlus ja kuidagi väga loomulik valik oli ka oma lapsed siia lasteaeda ja kooli tuua ja mis see mulle kaasa eluteele on andnud, on selline mitmeid asju. Ma üritan lühidalt lihtsalt vastata, et üks on muidugi otse loomulikult need väärtused, see hoolivus, mida sa mainisid ja selline ligimese armastus, üksteise aitamine, miks ma alguses ütlesin ka, et esimene asi, mis seostub, on sügislaat, sellepärast, et minu jaoks on see selline kogukonna sümbol, et see kõik tulevad kokku ja teevad midagi teineteise heaks. Ja siis teine asi, mis see kogemus lapsepõlvest mulle on kaasa andnud, on selline ka pühalikkus ja aukartus kõige selle suhtes, mida võib nimetada siis usuks. Nii palju siis praegu sellest. Korda palun küsimust. Kuidas mõjutab kristlus või luterlust sind inimesena? Mis see tähendab sinu jaoks? Ja, et minu jaoks on selline igapäevane turvaline ruum, kus ma toimetan. Et mulle tundub, et mul on nagu väga kindlad piirid, nagu ruumil on seinad ja võt selles ruumis ma saan olla vaba. Ja see ongi turvatunne, et siin on minu väärtuste ruum, siin on minu traditsioonide, minu tõekspidamiste, kõik see, et see tegelikult annab mulle ka väga keerulistes olukordades sellise usu ja teadmise, et kõigel on mingi tähendus. Et koolis on ju hästi palju selliseid hetki, kus asjad juhtuvad, kus ma pean põhjendama, kus ma pean iseendaks jääma, andeks andma ja nii edasi, väga palju iseennast ka kuidagi nagu taandama ja tunnistama, et ma olen teinud vigu ja võt kõiges selles keerulistes olukordades ja muidugi mitte ainult, on kuidagi usk see, mis väga paljudele küsimustele annab vastuse või annab võimaluse oodata, mis oli selle tähendus. Et tegelikult see on selline igapäevane iseenda analüüs, mõtestamine ja maailma nägemine. Aitäh teile! Läheks nüüd natuke selle kooli juurde lähemalt ja siis me siin ennem ka arutasime, et Olga ütles, et ta ju ei ole siin koolis, aga sa just ütlesid, et sa kõnditsid mööda iga päev, et siis järelikult sul on mingi mulje. Nii et siis ongi huvitav, et järgmiste küsimuste puhul saate ise vaadata, kes tahab vastata. Võite kõik vastata, võib teha jupikaupa, aga võib rääkida ka muljest. Ja ma tahakski küsida, et kui te mõtlete selle meie kooli peale siis, ja ka lasteaia peale, siis kus kohas te märkate, et see kristlus on kohal? Et mis on nagu sellised märgid, mis annavad teile selle tunde, et see on kristlik kool? Ja need võivad olla väga erinevad, et need ei pruugi olla üldse need, mis me arvame, et me teeme, et oleks kristlik kool, aga võib-olla need märgid on hoopis kuskil mujal.
tegelikult, kui ma selle peale mõtlesin, siis võt kõik see, mis on ühel hetkel loomulik, et minu meelest seda enam ei märka, sa märkad seda alles siis, kui see on kadunud või sa märkad siis, kui see on uus. Ja ma ju teadsin, et see küsimus tuleb ja siis ma mõtlesingi, et ma praegu ei oskakski sellele enam vastata, aga siis ma tuletasin meelde, kuidas ma seda kõike nägin 5 aastat tagasi, kui ma siia tulin. Et mind pani tegelikult ise imestama see, et siin koolis osatakse käituda vastavalt sellele, mis olukord on. Et eriti kui olid need ühised hommikuringid, siis ma vaatasin, kuidas õpilased olid teismelised ja tegelikult selle esimese aasta jooksul ma sain juba teada, et väga paljud lapsed ei ole üldse kristlased, nad ei ole usklikud, aga vaatamata sellele nad oskavad olla. See oli minu jaoks selline väga imetlusväärne ja see oli ka kuidagi selline lugupidav suhtumine, et kui ma siin koolis juba olen, siis see, mis on need kooli põhimõtted, ma pean sellest lugu. Ja nii nagu ma ütlesin, ma vahepeal juba olin sellega nii ära harjunud, aga sellel sügisel olid nagu 2 olukorda, et ma läksin õpilastega, 8. klassi õpilastega läksime Tallinnasse ekskursioonile, õpetaja Airi oli, temaga 8. klass ja meie jaoks oli see kõik loomulik, kuni me sattusime nukufilmi. Ja seal oli üks väga käreda loomuga naisterahvas, kes võttis meid vastu. Ja no ma ei hakka seda pikemalt kirjeldama, aga läks mööda 10-15 minutit ja ta küsis õpetaja Airi käest, et mis kool see selline on? Ja siis õpetaja Airi ütles, et Tartu Luterlik Peetri kool. Seda ma vaatasin jah, kuidagi hoopis teistmoodi on. Kuidagi täitsa teistsugused lapsed. Ja see kõik oli loomulikult, et just see sama asi, et nad oskavad olla ja see midagi, mingisugune selline eriline säde või sära. Ja samasugune küsimus esitati mulle 2 nädalat tagasi, kui nii 6., 8. kui 9. klassis käisid ühed noored juuratudengid käisid andmas ühiskonnaõpetuse tundi ja siis täpselt see sama asi, et millised õpilased, kui erilised õpilased, kui arukad, kuidas nad oskavad olla, kuidas nad oskavad käituda. Ja võt see, mida minagi 2019 siia kooli tulles tajusin, et osatakse olla. Väga huvitav, osatakse olla. Sa küsisid, kus see välja paistab, eks ole? Võib-olla siis üsna mitmes aspektis, aga üks asi, mis ikkagi minu jaoks on selline, kõige alus on märkamine. Ja see märkamine, mul on pigem, ma näen rohkem lasteelu kui koolielu. Koolieluga on rohkem minu kallis kaaslane Mari-Liis seotud, tema õpetab Daniel Albertit, aga lasteeluga seal ma näen seda, et tervitatakse hommikul ja öeldakse head aega ja seda kättpidi. Ehk siis iga laps on indiviid ja teda nähakse ja talle pööratakse, võetakse hetk ja talle pööratakse tähelepanu. Ja tegelikult see paistab koolist ka välja õpetajate käitumisest ja ka meie siin hommikusest tervitusest. Nüüd võib-olla selline väike aspekt, sest märkamine on ka ikkagi ju kristluse üks suur väärtusi ja oluline osa. Minu meelest erinevus võib-olla teiste koolidega, et meie 2 nooremat last on luterliku kooli õpilased ja 6 vanemat last on õppinud tavalises koolis. Et on see kooli vaimsus, see, et jõulupühasid tähistame kirikus jumalateenistusega, mitte ainult peoga, kus jänkud ja lumehelbed tantsivad ja et see
kristlik taust täiesti lastele teadmata tegelikult. Et see on kindlasti üks asi. Ja muidugi see hoolimine ja et võib-olla see päris täpselt ei ole see, aga ma mõtlesin, et mis vahe on võib-olla selle vanema kogemusel, et kui seal tavakoolis, mis on küll natuke suurem ka tõtt öelda, et meil on ka mitu kooli olnud kogemuses, mitte üks ainus, et siis seal võib-olla on see vaade lapse poole nagu küljega, et siin on otsevaade silmast silma, et võib-olla sellise pildi võiks tuua. Ja ma olen sinuga nõus, et käies nüüd ise gümnaasiumis, siis see on tõesti nagu erinev, et kui siin oli see, et said õpetajad kõndis sulle koridori peal vastu, siis sa ütlesid talle tere ja sa võib-olla jäid temaga isegi millestki rääkima või mitte võib-olla, vaid ilmselt jäidki. Vaid nagu ta küsib, kuidas sul läheb ja et ma ei tea, ta teab ka nagu täpsemalt, et sul oli mingis töös, mingis aines oli töö ja ta nagu teab seda, et nagu kõik teavad, nagu mis nagu teie ümber nagu toimub. Aga siis sa oled seal suures koolis ja siis sa ütled, nagu ma võin öelda, et mul on nagu ainult üks õpetaja võib-olla, kellega kui ma kooli peal kokku saan. Ma ütlen kõigile õpetajatele tere, aga kui üks õpetaja, kellega ma kokku saan ja siis ma võib-olla midagi räägin temaga. Et nagu suures koolis seda ei ole ja võib-olla sellepärast on see nagu eriline Peetri kool. Et võib-olla see on ka see üks asi, võib-olla millest ma puudust tunnen, et inimesi huvitaks, et kuidas sul läheb mitte nagu lihtsalt koolis, vaid ka nagu üleüldse, et siin nagu oli seda ka hästi palju, et tunti nagu huvi mitte ainult nagu kooli tasandil. See lugu, mida mina tahtsin rääkida, läheb väga sellega kokku, mis sa rääkisid. Nagu ma ütlesin, ma enamasti näen ju klaasi tagant, aga ükskord mul juhtus küll niimoodi, et ma tulin päris tundi. Nimelt mul oli üks praktikant siin koolis ja ma ei ole kunagi enne seda üheski teises koolis näinud. Et siis, kui ta vahetunnis oma asju üles pani, siis tuli tema juurde üks õpilane ja küsis, õpetaja, kuidas sul läheb? Ja kui õpetaja oli ära rääkinud, oli oma loo, siis ta ütles, tema nimetas seda õpilast, ma esiteks ei mäleta seda nime, aga ta pidas oluliseks rääkida õpetajale seda, et tema klassikaaslasel on praegu mure. Ja seda on hea õpetajal teada, kui ta hakkab seda tundi andma. Ja see oli midagi sellist, mida ma pole üheski teises koolis näinud. Ja tore on teie lugusid kuulda ja mul kohe tekkisid omad kommentaarid muidugi. Kõigepealt, kui sa Reet Ingrid ütlesid, et nii oskavad lapsed käituda, siis ma ikkagi meenutaksin umbes oma, ma ei tea, 4. või 5. usuõpetuse tundi Eva-Maria klassiga, kui me läksime Peetri kirikusse. Ja need 6 pöörast last panid mööda kirikut jooksma. Ja selle peale Peetri kiriku mingi vanem proua ütles, ei ma mõtlesin ikka nagu luterlik kool, et nad ikka oskavad käituda. Mille peale mina ütlesin, et nad on kõik 7-aastased lapsed ja see on väga normaalne ja kui nad tahavad kirikus joosta, siis minu meelest see on ülitore, sest see kirik on neile kodune koht. Ja. Täpsustada, et ma ei mõtle niivõrd ainult käitumist. Ma ei öelnud, oskavad käituda, vaid just nimelt kuidagi nagu olla. Ja vaat ma rõhutan, kuidagi nagu. Ja ma ei saa aru tegelikult päris, mis see on. Ma ei oska seda lahti seletada, aga ma saan aru, et selle kuidagi nagu taga on lugupidamine, austus, hoolivus, just kõik see, mida me räägime. Et ma ei taju nagu sellist nagu sunnitud, rõhutud, nii, et nüüd on ära taltsutatud, eks ju, et sina nägid siis, kui kutsikad jooksid ringi, aga nüüd on tsirkus niimoodi toimib, eks ju, et vastupidi, et kuidagi on nagu mingi sisemine arusaamine, mitte nagu väline. Ja, väga nõus, sest ma arvan, et üks asi, mille peale võib ka rõõmustada, on see, et vähemalt esimesed lennud on jäänud oma nägu. Te olete kasvanud ägedateks inimesteks, aga te olete, miski on sama, mis on siis, kui te tulite ja see on üks asi, mida mina olen nagu väga märganud. Et me ei kaota teid ära kuhugi massi. No nii, nüüd on nii palju ilusaid asju räägitud, eks ju. Räägime natuke nendest asjadest, mis nii ilusad ei ole. Või pigem, mis võiks olla.
et unistame, et kui te saaksite muuta, mida te muudaksite, mis võiks veel olla, mis seda mõtet ja seda sügavust kannaks, et see oleks kristlik, hooliv, näoga õpilase ja õpetaja poole vaatav kool. Mis võiks veel olla? Keegi ei taha alustada. Väga keeruline küsimus ja mul ei ole otseselt sellist väga konkreetset ja selget vastust. Ja ei ole sellepärast, et kõik justkui on hästi. Ja miks on hästi? Sellepärast, et vaatamata sellele, et aastate jooksul on toimunud erinevaid muudatusi, siis ikkagi on mingisugune läbiv joon. On pidev selline tagasiside ring, küsitakse arvamust, et kuidas läheb, mida me saaks teha lastevanematelt, õpilastelt ja hoitakse siis traditsioonidest kinni nii-öelda. Nii et ja kuna see tohutu töö on juba, mulle tundub, et aastate jooksul tehtud, siis on sellisesse väga heasse seisu jõutud. Ja otse loomulikult selliseid igapäevakorralduslikke küsimusi, neid on alati ükskõik, kus saab paremini teha. Ma võib-olla võrdleks seda kooli natuke sellise olümpiavõistlejaga, kes on juba nii heaks saanud, et ta on nende maailma parimate hulgas ja nüüd on ainult see küsimus, et kuidas sa lihvid seda lävepakult püsti tõusmist, et seda murdosa sekundit kiiremaks saada. Aga see selleks. Üks asi, mida mina soovin, on, et meie kool ja meie kogukond siis veelgi rohkem kasvaks. Ma olen olnud nüüd lapsevanema rollis ja nii lasteaia kui kooliga seotud, mis see võib olla, 7 aastat, midagi sellist ja mulle tundub, et ja võib-olla see on üldse selline luterluse aspekt ka, et sa igal juhul et tuled kokku selleks, et teineteist aidata ja samas ma tunnen, et kõik kooliliikmed ei ole kõik ka kogukonna liikmed ja kõik ei tule kokku. On ikka neid, kes järjest ja järjest üritustel ei panusta, kes kohale ei tule. Siin on päris mitmed kohad täitmata ja ootavad kogukonna liikmeid ka täna. Ja see on võib-olla selline aspekt, mis on minu soov, et kõik need inimesed, kes on öelnud, et nad jagavad neid väärtusi, et nad neid veelgi rohkem elaksid ja veelgi rohkem ka aktiivselt võtaksid osa sellest ja tahaksid kuuluda ja panustada sellesse kogukonda. Asjad ei ole halvasti, aga see on minu soov, et läheks veelgi paremaks. Kindlasti on väga paljud asjad siin väga hästi, aga kui peab mõtlema, et mida muuta või paremaks teha, et ega need esimesed pahandused, kui seal klassist tulid ja ega need teismelised olid siin esimeses lennus ka ikka teismelised, et paar korda oli küll selliseid olukordi, et appi ja me maksame veel selle jama eest, eks ole. Aga need kuidagi on, tulid täitsa inimesed. Et võib-olla see mõnikord lapsevanema vaates, et see mingisuguste probleemide nagu teadvustamine või lahendamine, et see on alati keeruline ka, et sa võtad kõigepealt neid asju ju üsna isiklikult ja siis mõtled, kuidas asjad väga hästi peaksid olema ja mis kõik veel. Et kindlasti selliste, et me ei jääks nagu mõtlema, et kõik on ainult hästi, et tegelikult igal pool on sellised rasked olukorrad ja minu meelest mõned asjad olid ikka väga keerulised. Ja mida kindlasti võiks nagu teha, et tegelikult meie kirikul, kui see on luterlik kool ja luterlikul kirikul on vaimulike puudus, et võib-olla me peaksime hakkama rohkem nõudma, et lapsed valiksid vaimuliku kutse, selline oli. Aga et kuskilt peavad need vaimulikud meile tulema. Et kui, Ma võib-olla sain sellest küsimusest natuke teistmoodi aru, aga kui ma nagu siis õpilasena, nii-öelda Petri kooli vilistlasena sellest räägin, siis võib-olla ma tooksin selle välja, et
võiks rohkem tähelepanu pöörata siis koolis sees nagu keeltele, mida nagu õpilased õpivad, siis me õpime saksa keelt, inglise keelt. Et ma käin praegu Miina Härma gümnaasiumis ja seal on keeled nagu väga-väga olulised. Ja nagu tuleb tunnistada, et on nagu raskem, kui on palju raske, seal on raske nende keeltega. Aga kuna ma olen harjunud pingutama, siis ma pingutan ka, aga see ei tule jällegi lihtsalt. Et võib-olla siis nagu pöörata rohkem tähelepanu sellele, et siis ma ei tea, kas siis saksa keel on vist siiamaani esimene keel. Et mitte, et see ei peaks olema, aga lihtsalt, et kuidagi neid nagu rohkem siis inglise keelt ka nagu rohkem esile tõsta. Et ma arvan, et see on see üks asi, mis ma välja tooksin. See on ilmselt see küsimus, millele ma ei tahtnud vastata, et ma tean ilmselt liiga vähe selleks, aga minu jaoks on alati kristliku kooli puhul küsimus sellest, et kuidas kool ennast positsioneerib kui avatuna või kui oma traditsiooni hoidvana. Ja mõeldes ka siin Tartus olevale 3 kristlikule koolile, mul tundub, et need koolid kas on juhtunud niimoodi nendega või vaevalt, et keegi on täpselt kavandanud, kui variatiivne see kool on või ei ole. Ja ma ei oska teile nagu väljaspoolt, ei taha, mitte ainult ei oska, vaid ka ei taha nagu seda rada ette anda, aga mis ma olen mõelnud, et võib-olla see valik peaks olema pigem strateegilisem, kui nii juhtus. Et jah. Et tegelikult minu meelest me koolina, meil tekkis üks periood, kui oli see COVID-i periood, kus me tegelikult olime sunnitud teatud sellistest juba loomulikuks kujunenud kas traditsioonidest või see, mida me siin koolis teeme, mõneks ajaks loobuma. Et söögipalvelaul enne söömist ja siis tegelikult oli hästi tore minu meelest, kuidas me hakkasime seda tagasi katsema. Tegelikult me olime sellega harjunud ja ka õpetajad, kes ei ole kristlased, rääkisid sellest päris palju, et peaks taastama söögipalvelaulu, väga toredad olid need ühised hommikuringid kirikus, mis tegelikult olid seotud just nimelt COVID-i ajaga. Et see sama asi, mida ma siin korra juba puudutasin, et kui me ühel hetkel jääme nendest asjadest ilma, siis me hakkame tajuma nende väärtust. Ja võib-olla see ongi nüüd juba see, et mitte, et mida me peaksime muutma, vaid et me olemegi nüüd selle juurde tagasi tulnud, sest me tegelikult hakkasime selle järgi puudust tundma. Nii et ma isegi ütleksin, et jah, et need on need asjad, millest me peaksime kindlasti kinni hoidma. Aga kui ma nüüd võtan ennast kui õpetajat, ma ei oskagi kooli suhtes öelda, et midagi, mida võiks teistmoodi teha, siis ma tegelikult usuõpetuse õpetajana küll olen mõelnud, et kuidagi mul on lihtsalt see, et ma olen usuõpetuse õpetaja, ajalooõpetaja, ühiskonnaõpetuse õpetaja ja ikkagi ise pean ma ennast eelkõige ajalooõpetajaks, siis rohkem tahaks ma hakata kõiksugustest usuõpetuse olümpiaadidest, kõigest sellest, mida teie välja pakute. Et ausalt öeldes on olnud küll minu jaoks see, et siia kooli tulles ma ju kandideerisin ajalooõpetajaks, aga muu hulgas arvati, et ma võiksin olla usuõpetuse õpetaja. Ja see on olnud ka minu jaoks selline õppimise ja arengu periood ja nüüd ma juba tunnen, et mul ilmselt oleks juba oskust ja aega ja võimalust nendest asjadest osa võtta, et seda kindlasti, et ka meie kool võiks selles osas rohkem silma paista kui kristlik kool, et seda ma tunnen küll. Aga lihtsalt mul ei ole olnud nagu varem selleks nii palju jõudu, aga nüüd ma tunnen juba, et jah, nüüd ma olen valmis.
Jaa, mul on endal siin veel mõni mõte ja mul on ka õpilastelt mõned küsimused, aga ütlen ette kohe ka saali, et kui teil on küsimusi, siis varsti võime saata mikrofoni ka alla, et kui mõelge, natuke on mõtlemise aega, aga et võite ka küsida või arvata kaasa. Ja ma natuke tegelikult lähekski edasi selle koha pealt, kuidas siin mitmed inimesed mainisid, et kui me räägime sellest avatusest või suletusest, et kust see piir läheb mingis mõttes, et kui meil on seesama, et meil on see turvaline ruum, kus sees me oleme vabad, eks ju, et see on, jah, seda küsimust me teile ette ei saatnud, nii et saatagi koha peal mõelda, kellel mingi mõte tuleb, et kus on see piir, mis ajast me kaotame oma identiteedi ära ja kus on see piir, kus me tahame võtta teist vastu. Et kas, mis mõtteid see tekitab teis? No, teist vastu võtta sellisena, nagu ta on, saab vist kõige paremini siis, kui sa ise oled endas kindel. Ja kus see piir läheb? Et kui ma milleski kasvan ja see toidab mind, ma ei tea, kuidas see kooli puhul välja võiks niimoodi näha, aga küll see nõnda on, et kui see miski, mis sind kannab ja toidab, et kui sa saad sellest täidetud, siis sa oled valmis ka teist vastu võtma. Et aga kui sul jääb midagi oma vaatest, oma selgusest jääb puudu, siis sa sulged ennast kohe ju teise jaoks. Jah, ma tegelikult kohe täiendaks, et tegelikult ma arvan, ma usuõpetuse tundides puutun sellega pidevalt kokku. Sellepärast, et siin kirjutasin igasuguseid märksõnu üles, et just selle lapse usulise arengu etapid, et mina kui teise ja kolmanda kooliastme õpetajana tunnen hästi palju seda usuõpetuse tundides, et kui õpilased hakkavad kahtluses alla seadma seda, mida nad on usuõpetuses ja üldse selles usulises usuteemadel algklassides kogenud ja tegelikult see ongi üks selline õrnal jääl kõndimine minul kui õpetajal, et ma midagi lõplikult katki ei murra ja see on nüüd võib-olla täpselt seesama asi, et ära kuulata, aktsepteerida ja olla nagu valmis selle teistsuguse mõtteviisiga, sellepärast, et eks ma olen nii palju mõelnud, et me siin koolis olles istutame seda või paneme selle seemne mulda, et see, mis lõpuks välja tuleb, et see on aastate pärast, seda meie siin ei näegi. Aga väga kerge on ka see usuline seeme minu meelest hävitada, kui see liiga jõuliseks muutud, et just nimelt nende erinevate mõtete ärakuulamine, arvestamine, kõik see pool. Ongi see, kuidas jällegi ma unustan oma jutu käigus ära see, mis see algne küsimus oli. Jah, kui kaugele me saame minna, et mulle tundub, et usuõpetuse tundides me peame minema täpselt nii kaugele, et me ei teeks teisele haiget. Võt see on see piir. Ma mõtlen nii, et võib-olla jah, ilmselt on võimalik nii-öelda pahatahtlikult katki ka miskit teha, või ka juhuslikult, eks ole. Ja samas ma mõtlen, et nagu öeldakse, siis Jumala teed on käänulised ja eripalgelised, eks ole, et vahepeal on vaja metsa eksida, et sa leiaksid selle lagendiku üles ja sealt välja tuleksid, sest muidu sa ei saa lagendikku leida. Aga ma mõtlen, selle sinu küsimuse juurde tulles siis
minu jaoks on küsimus ikkagi väärtustes. Et mingid asjad minu kui lapsevanema seisukohast peavad jääma samaks. Need on need väärtused, need on kristlikud tõed ligimese armastusest, hoolivusest, austusest, märkamisest. See peaks olema selline, mis on muutumatu, mis on see, mida sa nimetasid, et minu jaoks, et ma olen endas kindel. Et ma tean, et need on minu väärtused ja nendes ma ei murdu, nendes ma ei anna järele. Ja küsimus pigem selles avatuses minu jaoks on selles, et milliseid metoodikaid me valime, et neid väärtusi meie noortele õpetada. Et avatus on see, et me kasutame Waldorf-pedagoogikat või et me kasutame tõenduspõhiseid õpetamismetoodikaid või avatus on see, et me võtame tehnoloogia appi, et õpetada väärtusi ja teadmisi. Ja see on pigem see küsimus, kus ma näen, et võib väga avatud olla, väärtused on see küsimus, kus ma arvan, et tuleks seista kahe jalaga kindlalt maa peal. Aga kui õpilase väärtused lähevad vastuollu sinu omadega, keeruline koht. Kas küsiksid uuesti selle küsimuse? Ja küsimus on lihtsalt see, et ongi see küsimus, et kui kaugele me saame neid piire nihutada nagu. Et see sama, et kui meil on mingid asjad kokku lepitud, me lähtume mingitest ühistest alustest, et kui kaugele me saame minna nendega nagu mingis mõttes, et kas me saame muuta mingeid asju täiesti teistsuguseks või et samas, kui tuleb meile näiteks, võtame näite, et meile tulebki budistist laps, kes ei taha palvetada hommikuti, et kas me ütleme, et see on okei? No kuna minu klassis ei olnud kõik kristlased, siis kes oli lapsi, kes ei uskunud ja oli lapsi, kes uskus, siis kas kristlust või midagi muud, siis mina leian, et see on väga okei, et kui ta tunneb, et ta ei soovi seda tollel hetkel teha, aga samas nagu ta kasvab ju meiega nagu koos, et nagu see on ju kui see algab nagu ta tuleb esimeses klassis või siis tuleb kuskil nagu vahepeal mingis klassis, et tuleb näiteks sellesse klassi, et siis nagu ta kasvab ju nende lastega nagu koos, et me kõiki mõjutame üksteist, ehk siis, et ma arvan, et nagu see on nii-öelda kaheti mõistetav või selline. Võib-olla veel siia täienduseks öelda, et tuleb olla teadlik sellest, et lapsevanem valib asutuse, mitte laps ei vali asutust üldiselt. Ehk siis lapsevanem otsustab, et see asutus on minu väärtustega, meie väärtustega kooskõlas ja ma tahan näha, et minu laps saaks võimaluse olla nende väärtuste keskmes. Nüüd, kui ta ei võta seda omaks või ta veel ei võta omaks, me ei tea, eks ole, inimese elutee on väga pikk ja see seeme, mis saab kooli ajal istutatud, see võib-olla alles hakkab idanema 10-15 aasta pärast. Ja see ei ole üldse halb asi, eks ole. Ja ma arvan, et teine see aspekt on see, et kui noor otsustab, või ta tunneb, et siin oli ennem ka vahvalt tagasiside, et see õpeta, või see, kuidas see oli, et see hommikuring on minu jaoks tüütu või ma ei mäleta mingi siuke õpilase tagasiside oli, siis mida meie saame lähtuvalt oma väärtustest õpetada, on kuidas ikkagi hoolida sellest, et teisel minu kõrval on teistsugune arvamus, teistsugune nägemus, õpetada seda tolerantsi ja seda lugupidamist. Et isegi kui see mulle ei meeldi, siis kristlike väärtustega kokku, ma arvan, läheb ikkagi lugupidamine, et ma pean lugu sellest, et teised minu ümber palvetavad ja ma austan seda. Minu arust just see ongi see, mis meie koolis nagu oli, et kui meil olid need ühised hommikuringid, siis ikka on nagu neid ka, kes mingi lollitavad või midagi, aga suures pilles on ju ikkagi tegelikult see, et see, kes ei usu või ei tunne, et seda puudutaks, siis ta tegelikult on viisakas ja ikkagi austab seda. Et minu arust ka. Ja, et ma olen täitsa nõus, et ma just jällegi tulen selle oma sõnastuse juurde tagasi, et oskab olla. Et tegelikult ka usupõetse tundides ma ju tean, et mõni õpilane, piin, see on piin täiesti, aga mul ei ole probleeme, et keegi hakkaks kuidagi, tõesti muutuks ebaviisakaks, mul ei ole absoluutselt sellist probleemi. Ja siis mina õpetajana omakorda austan teda, sest mul on usk, lootus ja ka armastus, et võib-olla ühel hetkel jõuab sinna ja kui ta ei jõua,
siis aga äkki kuskil ühel hetkel 60-aastaselt tuleb meelde, et midagi sellist oli. Et just see ongi see, mida ma pidasin silmas, et ma kogemata ka ei teeks midagi lõplikult katki. Et tuleb hoida. Kas saab lõplikult katki teha? Ja ma arvan, et see palvetamine on nagu üks hea näide sellest, et kas me üldse mõtleme selle peale, et kas mõnel lapsel võib olla sellega probleemi ja kas me ka teda juhendame või kuidagi temaga lisaks sellele, et ta ise leiab endale lahenduse, kuidas seal olla selles keskkonnas, mis võib-olla talle ei tundu kõige mugavam, et kas ta ka siin saab kuidagi toetust, ilma et tema uskumust püütakse kuidagi murda või pöörata. Aga teine, mis mul selle teemaga seoses, just täna ma jäin vaatama seal puldi peal, on see teie kooli embleem. On ju? Ja see tundub ikkagi et kui ma mõtlen teiste kristlike koolide peale, et see on ilmselt kõige traditsioonilisem üldse, et mis pigem suunaks nagu sellele, et kui ma lapsevanemana vaataksin, et nemad ajavad seal mingit väga konservatiivset värki. Sellega meenub see Püha Johannese ikoonilugu, eks ju, et miks neil on ikoon kodulehel avalehel, et põhimõtteliselt on, et kes tahab ikkagi tulla, see murrab ka ikoonist läbi. Ju siis meie vapiga on sama lugu. Nii, aga saal, teil on suurepärane võimalus niivõrd rikkaliku ja mitmekesise paneeli käest küsimusi küsida. Kindlasti on kellelgi. Tule võtta ise mikrofon. Nii, aitäh. Mina tahtsin ühe näite tuua, et kuidas see Tartu Luterlik Peetri kool siis välja paistab. Et mida teie vist keegi ei tea, võib-olla Triin, sina olid korra seal, aga see on, et Anna omal korraldas siis advendiaja kontserdi meie kooli lastele. Et kõik Tartu Maarja kooli lapsed olid siis Jaani kirikus ja nad olid igale õpilasele teinud siis omalt poolt piparkoogi ka jõuludeks. Ja siis, kui see kontsert läbi sai, siis ma küsisin kolleegide käest, et kuidas see siis oli, et see on nii äge. Jõulu, meeleolu me saime, et järgmine aastaga kindlasti, et ilma selleta ei saa, et me ei saa muidu seda jõulumeeleolu, et see oli nii võimas. Ja siis oligi järgmine aasta me saime ka, et nüüd on 2 aastat olnud, see aasta ma hakkan varsti jälle läbirääkimise pidama Annaga, et üks asi, mis paistab nagu välja, kindlasti. Jah. Kasutan siis juhust ja küsin täna laval olijatelt, et veel ühe märksõna kohta, mida tähendab teie jaoks sõna kogukondlikkus? Aitäh. Pere, üks suur pere, ma ei tea. Jah, ongi suur pere, et siin Peetri kooli kontekstis ongi, ma arvan, kõik need, kes seda kooli toetavad, kes siin õpivad, õpetavad ja ka, miks mitte, või laiem ring ka, kes on ka peresidemete läbi seotud selle kooliga, et minu jaoks isiklikult või meie pere jaoks, et me elame 50 kilomeetri kaugusel sellest koolimajast, et meie kogukond, kus me elame, on pisut teine ja võib-olla sellepärast see esimesed aastad, kui see kooli kollektiiv oli palju väiksem, et meil oli 6 peret algul, siis me nagu ikka väga hästi teadsime kõigist ja me elasime ikka väga tihedasti koos, et nüüd selle teine laps on meil 5. lennus vist. Et seal on juba natuke teistmoodi. Aga et see on ikkagi, ma arvan, Tartus vähemalt mulle maakana vaadates tundub, et see on selline
omaette nagu selline kogum, mis toimetab mingite kindlate eesmärkide nimel. Ja väga palju väga erinevaid tegevusi, eks ole. Ja seda on hästi tore näha ja siia on hea kuuluda. Jõudu kõigile! Võib-olla enda poolt mina isiklikult ei arva, et kogukond ja pere on samad, aga ma ei mõista ka hukka ja miks ma ei arva seda on, et perekonnast üldiselt ei toimu lisandumisi ja lahkumisi. Kogukonnast see toimub ja see on täiesti okei. Et mul oli ühes üle-eelmises töökohas siis ettevõtte juht ütles, et me oleme kõik üks suur pere ja mind kuidagi õudselt kriipis ja ma sain alles hiljem aru, miks see mind kriibib ja see kriipis mind sellepärast, et perekonnas ei lasta inimesi lahti ja perekonnas ei värvata inimesi juurde ja et no tõsi, värvatakse selles mõttes juurde kaaslaste näol küll. Aga et natuke see teine mõiste, aga ma arvan, et see, mida sa mõtled pere all või et sellega ma nõustun, et kogukond on ikkagi minu jaoks siuke vabatahtlik ühendus. Inimesed tulevad, nad usuvad millessegi sarnastesse asjadesse, neil on tore koos olla, nad tahavad teineteist rohkem tundma õppida, nad tahavad panustada ühiselt millegi nimel ja ühed eredaimad mälestused ja neid on päris palju lapsevanemana selle 7 aasta jooksul, kus nüüd 2 meie pere last on nii lasteaias kui koolis, on seotud kogukondlike üritustega, sügislaadaga, sellega, kuidas me lasteaias kühveldasime multsi ja lakkisime mingisuguseid neid aia teibaid seal ja nii edasi ja nii edasi. Et see on see, et kogukond tuleb kokku, aitab, teeb midagi, neil on mingid ühised traditsioonid, et need on need märksõnad, mis mulle seostuvad sellega. Minu jaoks tähendab kogukond seda, et tahetakse ühist asja. Et ei ole niimoodi, et tuuakse lapsed, et neid õpetataks, vaid mõneti ollakse koos selle kogukonnaga inimeseks olemise õppimise teel ja kus väga erinevad osapooled mõjutavad kogu seda protsessi, et õpetajad, vanemad ja õpilased on nii-öelda ühe vankri ees, veavad ühes suunas või nii enam-vähem ühes suunas. Ja ma võib-olla ütleks ka siia juurde, et ega see nii roosiline kõik ei ole, nagu tegelikult Siim, sa ütlesid ka ennem, et see on asi koht, kus meil on kasvada. Ma arvan, et see ongi koht, kus meil on palju ka kasvada kindlasti, aga mulle meeldis see mõte et me oleme ühise asja eest väljas, et ikka kuigi nagu see kogukondlikkus nagu perekond või ütleme nagu suguvõsa, selles mõttes on ka tore, et ega seal on alati, kõik ei peagi oma vahel läbi saama, ei saagi kunagi, kui nüüd päris aus olla, eks ju. Aga samas see ühine eesmärk ikkagi ühendab, isegi siis, kui kuskil mingis kohas on hõõrumised. Et võib-olla see on ka minu jaoks nagu kogukondlikkuse märksõna. Ja mis mul praegu pähe tuli sellega seoses oli siis, kui oli see koroonaaeg, ja tore, kuidas me juba jaotame ajalooperiood, meil on uus periood, koroonaaeg, eks ju, on uus periood, enne post-koroona, pre-koroonaaeg. Et üks asi, mida mina tookord arvutasin, oli see, kui oli küsimus, et kui palju peab klasse kinni panema, kui palju tohib kooli lasta ja nii edasi. Ja siis võrreldi meid mingisuguse linnakooliga, kus oli siis 5 paralleeli. Ehk siis sul on 5 esimest klassi, mis tähendab, et mis on mingi 5 korda 25, eks ole, 125 erinevat perekonda. Ja mina arvutasin kokku, et meil on koolis kokku alla 100 perekonna. Sest meil on nii palju õdesid vendi, et see oli minu jaoks ka kogukondlikkuse märk mingis mõttes, et kui ma sain aru, et kui vähe meil on perekondi ja kui palju meil on lapsi, et see kuidagi nagu selle mõisteli ka, et kellega me suhtleme, kui palju me oleme omavahel tegelikult seotud. Isegi siis, kui me võib-olla alati ei taju ja ei tunne seda, aga siiski. Nii tore. Aga siin on jälle üks nendest paradoksidest, et mida kogukondlikum kool on, seda suletum ta tegelikult on. Tõsi, sellepärast ongi hea, et meil on lasteaed, sest sealt on hea siseneda. Nii veel mõtteid saalist.
ma lihtsalt, ma ei tea, kas hakkab lõppema või et ma tegelikult palusin mõnel klassil kirjutada anonüümselt, et mis nende jaoks tähendab meie kool, et miks nad siin koolis käivad ja just ka selle kristliku poole pealt ja tegelikult enam-vähem see kõik, mida see lastevanemate küsitlus, mis tulemusi andis ja see, mida me siin praegu räägime ja sina, Triin, vist küsisid ju, või lasid küsida ka õpilasesinduse, jah. Et tegelikult nad on väga sarnased, aga üks asi, mul on siin pikk nimekiri nendest asjadest, mis õpilased kirjutasid, aga üks asi, mis jäi silma ja mida väga palju kordi mainiti, on see, et imelised õpetajad, toredad õpetajad, kellel on meie jaoks aega. Et see on selline kool, kus õpetajatel on just nimelt antud aega meiega tegeleda, et võt see on ka see, mis on minu meelest mõnes mõttes, kui on kiire, siis ei ole aega süveneda, kui on palju tööd, siis on see paratamatus, et on nagu väsimus, tuleb rohkem peale. Et ma arvan, et see on nagu, meil on loodud ka sellised tingimused õpetajatena, et meil on aega õpilasi märgata. Ja seda õpilased hästi palju ka kirjutasid, et individuaalsem õpetamine, õpetajad on ühendatud õpilastega paremini. Viisakus hoitakse kokku, turvatunne, tegeletakse, hästi palju sellist märksõnu tuli. Jaa, aitäh. Minul on veel üks küsimus õpilastelt. Siin oli teile palju küsimusi, aga ma mõtlesin, et ma ei küsi, et miks nii palju kodutöid või miks see maksab nii palju. Need olid ka õpilaste küsimused, aga pigem mulle üks küsimus jäi siit silma. Kas kristlik on see, et sa usud Jeesusesse? Kes iganes tahab selle peale reflekteerida. Kas kristlik on see, et sa usud Jeesusesse? No lühike vastus oleks ju jah. Aga sealt edasi, mida see omakorda tähendab? No ma arvan ka, et see on nagu sa ütlesid, et see üks ja ainus vastus oleks nagu jah, aga et sealt edasi, et ma ei tea, see on nagu selline küsimus võib-olla, mille üle peab pikemalt mõtlema. Et kui kool on kristlik, kas ta usub Jeesusesse või? Jah, et küsimus oli, et kas kristlik on see, et sa usud Jeesusesse? Selline lapse küsimus. Kristlik on küll uskuda Jeesusesse. Aga ma arvan, et sellest kasvab välja see, et see eluvaade, et armasta Jumalat ja ligimest ja armastus ei tee ligimesele kurja. Et see austus, aukartus elu ees ja see vast on see, mis meie koolis siin ka saab tõeks elatud. Aga me oleme ikka ainult inimesed. Defineerida saab seda sõnastades, läbi vastandumiste, läbi ka muude küsimuste ma defineeriks või vastaks sellele niimoodi, et püüdsin mõelda, et mis see paralleel on, et samasugune küsimus võiks olla, kuna see on nii laetud sõna ja ka püha sõna, eks ole, siis samamoodi võiks küsida, et kas kuidas see küsimus oli, et kas kristlik, ma tahan täpselt sõnastust. Ja, kas kristlik on see, et sa usud Jeesusesse? Et samamoodi võiks küsida, et kas Eesti on see, et sa tunnistad iseseisvusmanifesti? Põhimõtteliselt ju on, aga on miljoneid asju veel, mis defineerivad eestlust ja eestlaseks olemist. Ja ma arvan, et samamoodi minu jaoks kristlusega ka. Kas kristlik on see, et sa usud Jeesusesse? Ja, et
ma arvan küll, jah. Sest tegelikult need väärtused, millest me siin räägime, koostööoskus, ausus, austus, tänulikkus, et tegelikult see on loomulik. Aga kui me räägime kristlikest väärtustest, siis me võtame täpselt need samad sõnad ja paneme sinna ka selle usu juurde. Ja ma olengi tegelikult mõelnud, et miks need samad väärtused ei tundu meile või ei tundu mittekristlastele võõrad, sest et mul on lihtsalt tunne, et meie kultuur ja meie kultuuriruum on sellest lihtsalt nii läbi imbunud, et me mõistame neid ühtemoodi, sest et seesama luterlus, see on ju kujundanud meie kultuuri. Et isegi me saame sellest austusest ja aususest ühtemoodi aru, aga kristlik väärtus just täpselt tähendab ikkagi seda, et seal on veel konkreetne usk juures veel. Aitäh teile. Ma annaks teile nüüd võimaluse lõppsõnaks, mida iganes, mis mõtetega te täna siit lähete, mida te võib-olla tahaksite teistega jagada. See on just see, mis on täna siin ja praegu. Jätan küsimata veel mõned sellised trikiga küsimused, jäägu neid järgmiseks korraks. Aga jah, lihtsalt, mis mõtetega te siit praegu lähete? Tulin täna Tallinnast. Olin Tallinnas ühe, võib siis nimesid nimetamata, ühe mittekristliku kooli juhtkonna juures. Toetasin seda juhtkonda ja koolijuhti sõnastamaks siis nende edasist teekonda. Ja kui ma nüüd võrdlen võib-olla seda mittekristliku kooli ja meie kooli, siis üks asi, mis mulle esile kerkib, on, et meil on aastatuhandete pikkused juured, millele me toetume ja millest me ammutame jõudu. Ja see annab meile raamistiku, kuidas ja perspektiivi, kuidas näha maailma, kuidas ise selles maailmas olla ja suhestuda inimestega, tulles uuesti tagasi nendele väärtustele. Ja selles mittekristlikus koolis, kus ma käisin, seal nad otsivad ennast. Nad ei tea, kes nad on, kuhu nad lähevad ja see ei ole üldse halb ja kindlasti see on olemas, see, millesse nad usuvad ja mis väärtusi nad kannavad. Ja mis ma tahan ühesõnaga lõpetuseks öelda, et see on suur väärtus, et me kanname endas ja usume neid põhimõtteid ja neid väärtusi ja see on midagi, mida mina lapsevanemana väga hindan ja tahan ka oma lastele edasi anda, et nemad saaksid siin käia ja seda kogeda. Aitäh! Jah, see on suur väärtus, et see kool on. Et võib-olla ma läheksin väga isiklikuks ja tooksin paar näidet, et miks me iga päev sõidame 100 kilomeetrit oma lastega kooli, kuigi see vahel on väga keeruline. Ja see on kindlasti ka lastele väsitav ja pole mitte niisama lihtne. Üks pilt on minu lapsepõlvest. Ma võisin olla 6-7 aastane võib-olla ja mul on meeles, et ma kõndisin oma vanaema käe kõrval. Vanaisa oli Kullamaa koguduse õpetaja ja me kõndisime sinna õpetaja maja poole ja vanaema rääkis, nii-öelda see ajupesu käis kogu aeg, eks ole, nõukogude ajal ka, et Jeesus armastab lapsi. Aga mina olin juba käinud lasteaias ja mina ütlesin vanaemale selle peale, et Lenin armastab ka lapsi. Ja sinna juurde tuleb siis see meie 7 või 8 aastane Johannes, kes oli natuke aega koolis usuõpetust saanud. Me oleme pühapäevakoolis ka piiblilugusid rääkinud, aga
ilmselt kunagi koju sõites või kuhugi autoga liikudes, et mul pereraadio mängib ja oli see piibliminutite hetk, kus keegi luges Vana Testamendi Joosepi lugusid ja siis minu selja tagant tuli, et see on mul lemmiklugu piiblis. Et mina olin ise süvenenud ja tema tegi ka midagi, aga järsku tema kuulas ja mina kuulasin, et vaat selline vahe on ja see on rikkus. Et aitäh! Ja ma mõtlesin, et kui ma kingiksin midagi, mida ma kingiksin. Ma kingiksin teile sellised õpilased, kes esitavad teile väljakutseid, kes esitavad teile väljakutseid kui inimesed, kui õpetajatele, kui igaviku otsijatele. Ehk siis ma sooviksin teile õpilasi, kellel iial küsimused ei saa otsa, kuid kelle süda on avatud. Ma arvan, et ma ütleksin siia lõpetuseks, et ma olen tänulik, et mul on ja oli selline kool, et ma sain sellises koolis käia ja et meid kõiki ühendab siis see kristlus või luterlus. Et ma arvan, et meil on vedanud, et meid on välja valitud. Mina lõpetuseks hoopis tsiteeriksin Martin Lutherit. Mulle väga meeldib see mõte. Me peame Jumala sõna jutlustama, aga selle tagajärjed on üksnes Jumala meelevallas. Aga käskida ja vägivallaga sundida ei taha ma kedagi, sest usku peab vabatahtlikult vastu võtma. Aitäh teile. Võttes seda päeva kokku, siis ma tundub, et see on olnud üks mõnus rännak. Kui me alustasime arusaamaga, et luterlik on tegelikult kristlik, rändasime läbi inimese arengutee sellele ja jõudsime nüüd siia, kus me praegu oleme, siis ma tõesti väga tänan teid, et te võtsite selle aja, tulite ja meil on teile väiksed lillekimbud tänutäheks, palun üks aplaus.